Erakorralised uudised Lähis-Idast. Iraanis on praegu alanud tõeline võimuvõitlus. Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe korpuse sõjaväelased on astunud avalikku võimuvõitlusse riigi poliitikutega. Ja just see vaen takistab rahulepingu allkirjastamist Ameerika Ühendriikidega. Eelmisel päeval, kui relvarahu tähtaeg USA ja Iraani vahel hakkas lõppema, teatas Donald Trump relvarahu pikendamisest Iraaniga ilma konkreetset tähtaega nimetamata. Trump selgitas vaid, et annab vaenutsevatele Iraani poliitilistele fraktsioonidele lühikese aja, et nad saaksid ühtse vastupakkumisega välja tulla. Vastasel juhul lõpeb tema poolt teisipäeval pikendatud vaherahu. Siseringi allikad ütlevad, et veel 35 päeva ja Trump peab otsustama, kas allkirjastada leping või tegutseda sellele vastu. Asi on selles, et poliitikud ja islamirevolutsioonilise kaardiväe võitlejad Iraanis ei suuda omavahel kokku leppida, millistel tingimustel nad soovivad sõda lõpetada. Ja see viitab islamirevolutsioonilise kaardiväe mässu algusele diplomaatide ja poliitikute vastu, kes on peaaegu juba nõustunud tehinguga Ameerika Ühendriikidega. Ja nüüd on sõjaväelased isegi lõpetanud Iraani võimu otsuste järgimise. Меня зовут Алексей Пичи, давайте вместе обсудим эту тему, но прежде чем мы начнем, попрошу вас, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк выпуску и напишите любой ваш комментарий под видео. Кроме того, подписывайтесь на мой телеграм-канал Пичи News, ссылка на него в описании к этому видео. Nagu te juba kindlasti teatas Ameerika Ühendriikide president Donald Trump eelmisel päeval relvarahu pikendamisest Iraaniga ilma konkreetset tähtaega nimetamata. Avaldus tehti vaid mõni tund enne relvarahu lõppemist, mis võimaldas ära hoida võimaliku sõja taaspuhkemise ja ulatusliku piirkondliku eskalatsiooni. See juhtus ka taustal, et asepresident J.D. Vance'i teisipäevane visiit Islamabadi lükati esmalt edasi ja seejärel määramata ajaks edasi. Pärast seda, kui Iraan keeldus üldse osalemast uuel rahuläbirääkimiste voorul. Siit algab segadus, mida me koos teiega lahti seletame, et mõista, mis üldse toimub. Sest nagu te aru saate, on selles, nagu juba öeldi, rahuudus, mille Trump tekitas, väga raske selgust saada. Aga nüüd saame selgust. Relvarahu pikendamine, nagu te aru saate, on vastuolus Trumpi enda teisipäeva hommikul tehtud avaldusega, et ta ei tahtnud relvarahu pikendada. Aga Trump väitis, et ta tegi selle otsuse Pakistani vahendajate, armee ülemjuhataja feldmarssal Asim Muniri ja peaminister Shahbaz Sharifi palvel. Aga Pakistani palve põhjus on väga huvitav. Miks siis Pakistan pöördus Trumpi poole ja ütles, et lükkame sõja taasalustamise veel mõneks päevaks edasi ja pikendame relvarahu? Nagu ütleb Donald Trump ise, tsiteerin, tulenevalt tõsisest lõhest Iraani valitsuses, meil paluti peatada rünnak Iraani vastu, seni kuni selle juhid ja esindajad suudavad teha ühtse ettepaneku. Relvarahu kehtib seni, kuni nende ettepanek on esitatud ja läbirääkimised ühel või teisel kujul lõppevad. Kuid samuti teatas Trump, et andis korralduse Ameerika sõjaväel jätkata Iraani sadamate mereblokaadi ja olla valmis vajadusel sõda uuesti alustama. Omakorda kinnitavad iraanlased avalikult jätkuvalt, et nemad on võitnud ega ole kelleltki palunud relvarahu pikendamist. Mahdi Mohammadi, Iraani parlamendi spiikri ja pealäbirääkija Mohammad Bagir Kalibafi, riikliku julgeolekunõunik, ütles täna järgmist, tsiteerin. Kaotav pool ei saa esitada tingimusi. Blokaadi jätkamine ei erine millegi poolest pommitamistest ja sellele tuleb vastata sõjaliselt. Veelgi enam, Trumpi vaherahu pikendamine tähendab kahtlemata aja võitmist ootamatu löögi andmiseks. Praegu on Iraanil aeg initsiatiiv haarata. Kui te ei saanud aru, siis ütlen teistmoodi. Seesama Kalibafi nõunik kutsub Iraani üles esimesena ründama. Noh, kuulge, relvarahu on läbi. Kas Trump pikendas midagi seal? Ei, hakkame sõdima. Tegelikult kutsute üles sõda uuesti alustama. Ja praegu kinnitab Iraani pool, et nad ei usalda Ameerika Ühendriike, kuna Trump kasutab väidetavalt pausi uueks löögiks valmistumiseks. Ning just USA ei soovi pidada läbirääkimisi. Ja täna Valges Majas selgitati natuke, mis üldse toimub. Ja siin jõuame taas tagasi väite juurde,
et Iraani erinevad poliitilised fraktsioonid peavad omavahel ühtse seisukoha kokku leppima. Nimelt pärast läbirääkimisi, kus iraanlased justkui nõustusid Ameerika Ühendriikide tehinguga, hakkasid nad USA ettepanekut tagasi lükkama, kuid samal ajal ei suuda iraanlased ise oma ettepanekut välja käia. Ehk siis, kui sa midagi tagasi lükkad, siis tee ka oma ettepanek. Aga iraanlased on viimasel ajal millegipärast hakanud lihtsalt tagasi lükkama, ilma et nad midagi ise pakuksid. Ja kõik on väga lihtne. Selgus, et poliitikud ja diplomaadid ühel pool ning Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe võitlejad teisel pool ei suuda kokkuleppele jõuda. Ja uus ajatollah Khomeini on üldse kuhugi täiesti kadunud. Valges majas kinnitatakse, et nad on valmis rahulepet allkirjastama, kuid kardavad, et on liiale läinud. Ja Teheranis ei pruugi olla kedagi, kellel oleks volitused rahu sõlmimiseks ja tuumaleppe allkirjastamiseks. Iraani ülemjuht Mojtaba Khamenei ei suhtle praktiliselt üldsusega. Teda pole keegi näinud ega kuulnud juba kui kaua, rohkem kui 1,5 kuud. Ja rohkemgi veel. Seetõttu pole viimase 2 nädala jooksul, kui relvarahu kestis, temat isegi kirjalikke pöördumisi tulnud. Ehk siis ta on lihtsalt kuskile kadunud. Islamirevolutsiooni kaardiväe korpuse kindralid, kes tegelikult riiki kontrollivad, ja Iraani tsiviilläbirääkijad on juba avalikult eriarvamusel strateegilise tuumaküsimuse osas. Ja siin tsiteeritakse ühte Ameerika läbirääkijat. Me nägime, et Iraanis on täielik lõhe sees. Läbirääkijatel ja sõjaväelastel ei ole kummalgi poolel juurdepääsu kõrgemale juhile Mojtaba Khameneile, kes isegi ei vasta nende päringutele. Nüüdseks on selgunud, et esimesed lahkhelid said tegelikult Teheranis märgatavaks juba pärast läbirääkimiste esimest etappi, 2 nädalat tagasi. Siis olid islamirevolutsiooni kaardiväe korpuse ülem, kindral Ahmad Mahidi ja tema asetäitjad lükkasid tagasi suurema osa sellest, mida Iraani läbirääkijad ameeriklastega Islamabadis arutasid. Seal lihtsalt lükati kõik jõhkralt tagasi, kuid ei pakutud midagi asemele. Lihtsalt Kalibaf ja Arakci tulid tagasi Teherani, näitasid ettepanekut, võitlejad ütlesid ei, kõik on jama ja kõik. Aga lõhe sai lõplikult ilmseks eelmisel reedel, kui Iraani välisminister Abbas Arakci teatas Hormuzi väina liikluse taastamisest, kõik te mäletate. Islamirevolutsiooni kaardivägi keeldus avalikult selle otsuse täitmisest ja hakkas avalikult ründama tankereid. Järgmisel päeval teatasid iraanlased taas väina sulgemisest. Ja järgmistel päevadel ei andnud Iraan USA viimasele ettepanekule mingit sisulist vastust. Ja üldiselt keeldus kinnitamast valmisolekut teiseks läbirääkimiste vooruks Pakistanis. Ja nüüd kinnitavad eksperdid, et lõhe on osaliselt olemas. See lugu tekkis pärast seda, kui Iisrael tappis märtsis Ali Larijani, endise Iraani kõrgema riikliku julgeolekunõukogu sekretäri. Larijanil oli autoriteet ja poliitiline mõjuvõim, mis olid vajalikud selleks, et tagada Iraani sisene tegevuste kooskõla. Teema järglane Mohammad Bagher Zalgadr, kelle ülesanne on koordineerida tegevust islamirevolutsiooni kaardiväe, tsiviiljuhtkonna ja ülemjuhi vahel, ei suutnud seda teha. Ta ei suutnud kõiki pooli lepitada ega nende vahel dialoogi luua, kuid Larijani oli selleks võimeline. Aga tundub, et see on alles algus. On selgunud, et just islamirevolutsiooni kaardiväe kindravid keelasid parlamendi spiikril Kalibafil ja välisministril Arakcil sel nädalavahetusel Pakistanisse läbirääkimistele minna. Ja nüüd, nagu öeldakse, hoidke silm peal. Esmaspäeva õhtul andsid iraanlased Pakistani vahendajatele rohelise tule. Öeldi, et kõik on korras ja kohtutakse teisipäeval. Kuid teisipäeva hommikuks oli see signaal kadunud, asendudes nõudmisega USA'le lõpetada mereblokaad, vastasel juhul jätkame sõdimist. Praegu pole üldse teada, mida Iraan tahab või mille poole ta püüdleb. Nad lihtsalt teatasid, et võivad vaherahu järgida, aga võivad ka mitte järgida ja sellega asi piirduski. Isegi avalikult ongi kõik sellega öeldud. Ja siin sattuski Donald Trump ise lõksu. Trumpi nõunikud kinnitavad, et tema arvates on USA saavutanud sõjaliselt kõik, mis võimalik ja tahab sellest üha ebapopulaarsemaks muutuvast sõjast väljuda. Aga mida teha, kui sinu vastane on muutunud kontrollimatuks? Kui Iraanis dikteerib reegleid islamirevolutsiooni kaardiväe korpus, siis tundub, et ainus võimalus on USA sõjalise operatsiooni taasalustamine, mida me tõenäoliselt lähiajal ka näeme.
Siin panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle video alla. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd ja peate seda oluliseks ning vajalikuks, võite jätta oma annetuse, liituda kanali sponsorlusega või annetada teile sobival viisil. Kõik lingid ja rekvisiidid leiate selle video kirjeldusest. Olen tänulik igasuguse toetuse eest ja liituge ka Telegrami kanaliga Petšin News. Link on samuti video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.